nihkega. Ja. Aga sõltumata sellest nihkest on meil tänane live alanud ja niikaua, kui veel kasutajad kogunevad, saame rääkida, et kuidas me Gunnariga kunagi kokku saime võib-olla või kus meie see esimene kontakt on ja igaüks siis paar sõna võib-olla sinna kõrvale endast ja siis saame hakata juba oma otse-eetri või siukse laivi teemaarendusega pihta. Aasta oli, ma arvan, et aasta oli umbes 2012-2013, kui ma olin ühe tarkvaraettevõtte turunduse juht ja ma enam ei mäleta, mis mess see oli. Kui Gunnar tuli ligi ja hakkas, ütleme niimoodi, et üle keskmise tarkasid küsimusi küsima. ja lõpuks ulatas oma visiitkaardid, siis ma sain ka teada, et kes see küsija on, eks ole. Ma isegi ei mäleta, mis ametit sa tollel ajal pidasid. Aga sa oled peale seda olnud päris nagu põnevates ametites ja natuke olen mina ka olnud e-kaubandusega seotud, kunagi kaupmehe e-kaubanduse käivitajate hulgas olnud, siis oli aasta vist 2014-2015 umbes, et mingisugune touch on mul olemas, aga täna ei ole see touch nii tugev, et sinul on seda kindlasti rohkem ja võib-olla sa nagu paari sõnaga räägid ka korra endast, et mis su taust on ja siis saame juhatada juba saate või siukest otse-eetri teemat, et rääkida sisust nii, et. Jah, aitäh sissejuhatuse eest, nii et see mälu on sul jah, nagu ta on, nii et pooled asjad on meeles ja pooled ei ole, aga enam-vähem aastatega panid sa paika, et see oli tõesti see ajastu, kus Rakveres töötanuna olin ma ise tootearendaja ja vedasin sellist üritust nagu tootearenduse infopäevad ja sinna loomulikult ma olin ju programmijuht ja moderaator ja oli ju häid esinejaid vaja ja kus sa neid ikka saad, kui mitte sellistest valdkondades, kus siis tegeletakse selle toodete tootmiseks vajaliku partnerlusega, nii et sinna sattus ju kõiki, et müügiinimesi, turundusinimesi, tehnilisi inimesi, kes tegid seadmeid. Nii et tegelikult valdkond oli lai ja niimoodi see meie kontakt alguse sai, nii et otsisin lihtsalt endale esinejaid, näed, nüüd ma olen sinu saates külaline, nii et nüüd on siis volik tasutud. No selles mõttes, et eks ole pall on ümmargune ja võrdsed võimalused. Aga jah, et see karjäär on olnud tõesti selline põnev, et ega kui sa ise endale seda karjääri ei ehita, ega seda väga palju sinu eest seda keegi ei tee ka. Ja kõik need 25+ aastat, mis ma siin teadliku tööinimese elu olen elanud, on olnud nägu kliendi poole ja pole vahet, kas sa teed seda hulgikaubanduses, jaekaubanduses või e-kaubanduses või lõppkokkuvõttes, kust ma läbi olen isegi käinud, on transpordivaldkond ja täna aktiivselt viimased 2 aastat juba IT-valdkond, siis klient on ju see, kes sulle palga maksab ja partnerid on need, kelle probleemid sa ju lahendades ka omakorda jälle mingisuguse kliendi õnnelikuks teed. Nii et tegelikult, kui sa liigud valdkonnast valdkonda ja üritad anda nagu parimat, siis ma arvan, et see on huvitav nagu õpiaeg nii endale, nendest kõikidest erinevatest valdkondadest saadud tutvused, kogemused, sest ülesanded on ju erinevad. Nii et see on liigutanud ühest vallast teise ja näed, täna siis ma olen maandunud siia, kus on ikkagi turul hetkel kõige selline kibekiirem aeg ja tegemine, sest tehnoloogia meie ümber areneb väga kiiresti. E-kaubandus meie keskel areneb väga kiiresti, nii et nüüd siis tulebki olla, vähemalt siis nüüd on au olla nagu teisel pool lauda, et kui e-Selverit käivitades oli mina see, kes küsis kogu aeg arendajalt abi, et kuidas ühte, teist või kolmandat ideed teostada, siis nüüd mul on au olla ise siinpool lauda ja öelda, et millised lahendused mul nendeks pakkuda oleks. Nii et nii ta on jah, et see inimestega koostöö on ju põhiline, et ega kõiki mõtteid mõtlevad inimesi, neid teostavad inimesi, lihtsalt tehnoloogia on üks abivahend ja tööriist selle saavutamisega, nii et mina nimetan ennast kogu aeg selliseks mängijaks, kelle käes on siuke mängupult ja kes siis teab, mis mängu võitmiseks on vaja, millist nuppu tuleb õigel ajal vajutada, nii et seetõttu jah, olen üritanud vähemalt turul siis kaasas käia antud ajastu kõige populaarsemate valdkondadega, nii et nüüd siis jah, IT. Et sa mainisid e-Selverit, et ma tean, et sa oled ka e-kaubanduse liidu juhatuses mitte ainult olnud, aga vist juba päris mitmes aasta ja ka mitmes ring, eks ole, seal juhatuses. Aga võib-olla sellest, et võib-olla nagu
võtta seda poolt, et sul on päris tugev taust e-kaubandusega ja maailm on nüüd üle aasta olnud sellises tervishoiukriisis ja pandeemias ja päris palju on olnud sulgemisi kaubanduse poole pealt, eks ole, ja eks ta on muutnud meid. Aga võib-olla sa just nagu selle e-kaubanduse liidu ja selle poole pealt oskad rääkida, et mis ta on teinud näiteks e-kaubanduse kasvuga ja mis ta on teinud nagu võib-olla nende trendidega või mahtudega, et mis seal muutunud on siis viimase aasta jooksul või pea 1,5 varsti, eks? Ega jah, need e-kaubandus, ma eeldan, et on tulnud, et jääda, et nüüd seda tagasi pöörata enam ei saa, sellepärast et kui sa annad inimesele korra maitsta mingit mugavat ja kvaliteetset teenust, et miks nad peaksid tahtma nagu midagi teistmoodi teha, et loomulikult kontakt on oluline, näed nüüd alles tehti meil füüsilised poed lahti ja kindlasti on väga suur mass, kes tormabki seda oma ostusoovi just realiseerima selles füüsilises keskkonnas, aga kindlasti see e-kaubandus siin kõrval on lihtsalt saanud üheks väga oluliseks kaubandusvormiks ja ma arvan, et see omnichanneli mudelina, kuidas me seome ära, kuidas info kliendile liigub, kas sa saad üldse tavapoest e-poe kohta infot või e-poest tavapoe kohta infot, et need on nii põimunud, et tegelikult me räägimegi ühest kaubandusformaadist, sest kui sa mäletad aega, kui turule tuli M-pank või kuidas seda eraldi räägiti, siis täna me ei räägi mitte keegi enam, et mul on nutitelefonis on panga äpp ja me räägime mingist e-pangast või M-pangast. Ma arvan, et me räägime ka kaubandusest varsti ilma nende liidestähtedeta. Et see lihtsalt ongi üks uus normaalsus ja ostan sealt, kus mul mugavam on. Aga see, et e-kaubanduse mahud on siin selle viimase aja jooksul muutunud mitte ainult pandeemia tõttu, ega see kasvud on olnud kolossaalsed ja see ei ole nüüd mingi uudis, sest seda kajastatakse ümberringi igal pool. Ja kui nüüd võrrelda aastataguse perioodiga, et e-kaubanduse liit uurib ka oma partneritelt ju ja uurib ka nendelt, kes siis päris turu-uuringuid teevad, et kuidas siis ikkagi asjad lähevad, suhtleme erinevate pooltega ja kui eelmise aasta märtsiga võrreldes oli kasvu number protsentuaalselt oli sinna 60% lähedale, mida väitsid, et siis need Omniva, TPD ja SmartPost suutsid laiali vedada, siis tundub, et see number ei ole väga suur. Aga nüüd me ei tohi ära unustada seda, et täpselt aasta tagasi kasvas maht 200%. Ma mäletan aasta tagasi pakiautomaatide juures kohati olid need tublid, mis iganes automaadi palgal nad siis olid, eks. Seal olid füüsilised inimesed kohal ja neil olid need automaati minevate asjade kastid rivis, et kohe, kui kapikene sai vabaks, vahetati see ära ja kohati nendele inimestele, kes tulid, anti otse kastist, et see asi ei jõudnudki kappi. Täna ma ei ole seda enam näinud. Ei, ma ütlen, et see on jätkuvalt nii, et ega endiselt, mida kauem see lockdown siin kestab ja vaata, see soodustabki seda olukorda, sest ega füüsilised metallkapid ei muutu lihtsalt päeva pealt suuremaks, aga inimeste vajadus tarbida asju on endine. Et kui nad enne jagunesid ära lahtiste füüsiliste kaupluste peale, siis nüüd tuleb enamalt vähemalt tead siis mitte mugavuskaup, vaid esmatarbekaup on juba nii suures mahus, mida tellitakse sinna kappidesse, nii et ka täna on need väga, väga tublid ja usinad abilised seal kappide juures olemas olnud, nii et ikka see asi kestab, nii et selles suhtes jah, see numbrid on toredad asjad, me võime vaadata, et ma ei tea, kas kuskil kasvas 200 või 300% või rohkem või vähem, aga sellest olulisem on teada seda stardipaku kohta, sest me võime ka ju igaüks, kes natuke matemaatikat oskab, teab, et 0-100 on 1, aga kui sa oled juba 100 peal ja siis sa ei saa kahekordistada nagu samamoodi seda teist 100 nii ruttu, sest sa justkui nagu saaks karistada teiste käest selle eest, et sa oled juba edukas olnud. Et väga suurel 2 korda suuremaks saada on peaaegu et võimatu. Et siis tähendabki seda, et need numbriteks, et see on statistika ja las ta olla. Aga fakt on see, et me oleme näinud, et tõesti see läheb hoomamatu jõuga ja edasi. Nii et igal juhul jah, alustajatel on parem numbrid näidata, aga ma arvan ka, et need suured on näidanud ka väga tublit reageerimist ja edasiminekut. Ja mis on selle asja juures kõige olulisem on see nagu näitaja, kuidas ise ka e-Selverit ju vedades jälgid ikka seda, et kuidas selle toiduga siis läheb ja see, et varem tellisid inimesed riided ja moodi ja elektroonikat ja raamatuid internetis, see ei olnud ju mingi uudis. Aga tegelikult alles aastaid tagasi ikkagi, kui hakkas alles e-toidu ostmine, vaata see oli midagi uut inimeste jaoks. Et kes ikka julgeb anda oma ostukorvi kokkupaneku võhivõõrale inimesele,
kas see kurk tuleb mulle ikka piisavalt pehme või kõva või kas ma ei tea, seenekübaralt tallitab või banaan on plekiline või, et tegelikult see oli tohutu suur usalduse müük, mitte kaubamüük. Ja täna on see jõudnud sinnamaani, et vähemalt Emori värske uuringu väitel on e-toidu vähemalt siis ühe korra kas või ostnud, siis on vähemalt maininud siis 77% nendest, kelle käest seda küsiti, ja ka võib-olla siin e-toidu alla kindlasti mõni äkki võtab ka seda, et olen Boltist või Woltist süüa tellinud, et siis see on nagu e-toit. Aga fakt on see, et kui konkreetselt nii-öelda küsimus käib e-toidu poe kohta, siis 15–74 aastastest vastas, et 13% nendest on nagu püsivalt ostavad siis juba toitu e-poest. Ja veel parem nende numbrite kõrval on mul vaadata ka, et ikka väga kindel liider on selles vallas e-Selver, nii et 36% turuosa vähemalt on Emori tulemusena talle välja toodud ja teisel kohal on Barbora ja Coop 20%-ga kohe seal järel, nii et Rimi on alles alustanud, nii et noh, tere tulemast ka temale siia sellesse karmi konkurentsi, et ega see nii-öelda turu osakaalu võitmine väga nii nipsust ei käi, aga sellised numbrid on, et jah, kasv on kiire ja ma ei usu, et siin midagi nii pea veel nagu seisma jääb. Ja kuidas ma ütlen, et ilma, et ma nüüd numbreid ja taustasid teaks, eks ole, erinevatel kettidel, siis mida saab nii-öelda tavakodaniku tooli pealt näha on seda, et Barbora, Coopi ja Selveri kaubikud liiguvad kordades tihedamalt kui aasta tagasi. Et ilmselt on kõik oma seda logistikaparki kõvasti täiendanud ja tänu sellele on saanud ka oma, eks ole, neid nagu tarnealasid või tarnekaarte laiendada, et kogu aeg seda ala laiendatakse, et paljud meie elumustrid muutuvad, eks ole, kaasa arvatud see, kuidas me elame ja kuidas me töötame, et kellel vähegi võimalik on ju kolinud kuskile maakoju või kui ilm vähegi soosib, siis suvekoju ja eks kaubandus tuleb sinna järgi. Aga koos kaubanduse muutusega äkki sa oskad nagu kommenteerida või omalt poolt öelda, et kuidas sellega nagu turundus on muutunud, et ma mäletan sealt ka umbes aastast 2007, kui ma olin turundusagentuuris või reklaamiagentuuris ja siis me tegime usinasti neid postkastidesse tulevaid iganädalasi lehtesid. Et viimase aasta või koos selle e-kaubanduse tulekuga, et sa oled kindlasti näinud ka seda turunduse poole muutust, et mis seal nagu võib-olla see trend on või kuhu on see fookus liikunud, et eelkõige siis e-kaubandus silmas pidades, eks? Ütleme nii, et tavalise lihttarbijana ma näen endiselt oma postkastis väga suurt kogust neid paberinfokirju. Nii et ega need ei ole vähemaks jäänud ja nii nagu turundajad ütlevad, et juhul kui see ei tooks tagasi tulemust, siis seda ju ei tehtaks. Nii et mina kindlasti pooldaks seda, et see info liiguks järjest rohkem digitaalse nii-öelda reklaamikanali poole ja seda on ta ka teinud. Aga nii nagu ka video ei täpnud raadiostaare, siis ma arvan ka, et selles valdkonnas kuskil mingid vanad asjad töötavad väga kenasti edasi, nii et endiselt ei ole kuhugi kadunud ju traditsionaalne reklaam ei telest ega raadiost ega kuhugi mängud, vaid et mis on täiesti nagu uus maailm, selline nagu tõusulaine on ikkagi sotsiaalmeedia ja sotsiaalmeedia suured gigandid annavad endast kõik, et saada see viimanegi sent inimese käest kätte, sest et neil on võimalik seda ülitäpselt sihtida, sest me ju ise oleme need, kes need küpsiseid kinnitavad seal ja lubavad kõike jagada enda kohta, et siis tegelikult me oleme need, kes ei ole oma infokraani kinni keeranud, need on väga hästi jälgitavad ja sa oled ju väga hea müügiartikkel sellistele ettevõtetele, kes otsivad konkreetset sihtgruppi. Et kui ma ikka müün tooteid konkreetselt meestele, siis ma kuvangi seda ainult selles keskkonnas, kus mehi on kõige rohkem, et mitte raisata ära seda tühja nii-öelda reklaami kulu. Et täna on iga nii-öelda raha on investeering, mis välja läheb ja see lihtsalt ei ole ruumi enam eksimiseks. Ehk siis tahetakse teha väga täpselt ja sihitult ja sotsiaalmeedia seda võimaldab. Et kui ma panen reklaami telekasse, siis telekat vaatab samal ajal laps ja vaatab vanaema, aga sotsiaalmeedia mingites kindlates kanalites saab seda sooja ja kuni sissetulekuni ja vanuse või regiooni põhiselt nii täpselt ära teha, et ma teisi ei tüüta oma reklaamiga. Nii et on see koht, mis on inimesed kokku toonud ja reklaami tehakse seal, kus on inimesed. Nii et kes siis kuidas ise mõtleb seda, et mis tema turundusstrateegias oluline on, kas konkreetselt müüa asju või tegeleda mainekuvandusega, kuvandi parandamisega, et seda brändi tõsta ja läbi selle brändi rohkem ostma panna. Nii
et on valida ju erinevate lahenduste vahel, nii et kui Facebook ei sobi sulle või sa ise ei ole ka selle suur fänn, on ju, siis mine Instagrami, on ju, see on võib-olla rohkem natuke noortel, aga seal juba käib selline maineturundus, seal on need influencerid juba, et see on nagu see mõjuisiku turundus või kuidas seda nüüd eesti keeles öeldakse. Et ikkagi noorem sihtgrupp ostab väga palju mainet ja staatust ja ilmselgelt ka minu enda lapsed nagu väga palju ju Facebookis ei käi, et aga Instas ma arvan, et nad on iga päev. Nii et järelikult, kui sa tahad midagi noortele müüa, siis sa pead lihtsalt olema teises kanalis. Aga selle üldine nimetaja on ikkagi sotsiaalmeedia. Ja tahad äridele midagi teha ja olla selline nii-öelda intelligentselt mingit sellist nagu mainet endale kujundada, palun väga, mine LinkedIni, et seal otseselt keegi tooteid ei lase müüa, aga sa saad kujundada kõike enda ümber. Nii et ettevõtted on palganud väga palju endale sotsiaalmeedia spetsialiste, nii et selliseid ameteid väga paljudes ettevõtetes varem ei olnud, et olid lihtsalt turundaja. Ja jällegi, Milos on teinud ka uuringu ja väitnud, et 70% ettevõtetest, kes ka nende uuringus osalesid, on väitnud, et nad on ostnud reklaami sotsiaalmeediast ja nad enam-vähem kuidagi pooleks niimoodi jagunevad, et pool nendest väitis lausa, et see on nende põhikanal ja pool nendest, et on alternatiivkanal. Nii et täpselt nii palju see reklaamiturg muutunud ongi. No see mainisid juba ära, eks ole, sotsiaalmeedia turunduse ja sotsiaalmeedia turunduse spetsialistid, et ma saan siitpoolt nagu toetada, et Most ärikoolis on ka kursused nii sotsiaalmeedia turundajale kui internetiturunduse juhile. Et neil on natuke erinev sisu, et sotsiaalmeedia keskendubki kitsalt, eks ole, oma lõigule ja internetiturunduse juht vaatab seda laiemat pilti ja kõike muud ka peale sotsiaalmeedia. Ja nad on küllaltki populaarsed ja saab öelda, et üsna nõutud ametid, eks ole, ja nõudlus järjest tuleb, et kui sa tahad ikkagi täna nagu äris elus olla, siis sa pead seda inimest kas oma majas omama või väljapool maja omama, aga ta peab hea olema. Aga kui me vaatame nüüd, ütleme sellist nagu ühiskonda laiemalt ja ka eelmise aasta kogemust, et kevad tuleb, eks ole, et meil on see aastatuhandeid niimoodi olnud, et viirused võidutsevad talvel ja bakterid suvel, eks, et COVID on meil viirus, järelikult tema aeg hakkab jälle natuke tagasi tõmbama ja ta annab järgi. Ühiskond avaneb ja ka vaktsineeritute tase ja arv kogu aeg, eks ole, protsendina tõuseb ühiskonnas. Et seda me täpselt ei tea, eks ole, et mis toimub sügisel, et kas toimub uus sulgumine või mitte, aga mis sa nagu oskaks ennustada või mis on sinu tunne, et mis saab e-kaubandusega, et kui ühiskond avaneb, kas inimesed lähevad nüüd oma, kuidas ma ütlen, sellist asjade katsumise kirge rahuldama uuesti poodi või on juba toimunud nii suur shift, et sinna päris poodi nagu enam väga asja ei olegi ja jätkub selline e-kaubanduse kasv, et mis võiks olla selline, et ühelt poolt vaade nagu sügisesse ja teiselt poolt nagu pikem vaade, et võib-olla selline aasta, paar, kolm, eks ole, et mida see tähendab e-kaubanduse jaoks? Jah, ega see ümbritsev keskkond sõltumata sellest, mis meil nagu igapäevaselt siin toimub, et jah, seda Covidit ei osanud, ma arvan, keegi oma ärivalemitesse sisse arvutada, et kui palju ta mõjub kas negatiivselt või kellegi hoopis vastupidi üleliia hästi, et on probleem jälle teistpidi see liiga suure mahu teenindamine, nii et probleem on mõlemat pidi. Et aga vähemalt see, kellel on palju kaupa teha ja müük kasvab, siis see on vähemalt positiivne probleem. Aga ma arvan, et see kasv, mis tulevikus saab ikkagi nagu ees olema või see, kas see jätkub, see sõltub nagu ta alati on tegelikult sõltunud ikkagi välistest teguritest, et see konkurents ei kao ju kuhugi. Et kas meil on siin see piirangud või ei ole, siis on alati mingisugused ärid, kes mõtlevad välja selle mooduse, kuidas antud keskkonnas on kõige parem seda äri teha. Ja mõeldakse välja, et kas seda läbi tuleb teha tehnoloogia või rohkem minna lahtiste katuse alla müüma. Et ma arvan, et Covid on õpetanud kindlasti väga paljusid restorane selleks, et kellel veel ei olnud väliterrassi, kindlasti selle see aasta nüüd teevad, et see on kindlasti õppetund. Ja kellel ei ole e-poodi, siis ma arvan ka, et kindlasti mõtlevad selle peale, et see digitaalne kanal võiks ka olla, et mis siis juhtub, kui hakkabki see käima selliste lainetena, et kinni lahti, et mis ma siis teen. Et esimene kord oli see kõigile šokk, aga nüüd me peaks olema ju ette valmistunud selleks ja ma arvan, et ikkagi õppides sellest kogemusest, mis meil see viimane aasta pluss on andnud, saavad asjad minna ainult paremaks. Nii et see, kui enne tehti asju lihtsalt kiiruga ja võitsid nutikamad ja paindlikumad, kellel oli see võimalus ja nutikus olemas, siis nüüd hakkab ikkagi see võtma juba sellist nagu rutiintegevust, et ma arvan, et sellised
koosolekutel strateegia aruteludesse kuulub uuesti jälle tulevikku vaatav noot, et mis siis saab, kui paljud keskendusid ainult sellele olevikule, et öeldi, et eelarved on mõttetud ja teenindame seda osa, mis meil on, sest seda on ju nii palju, et mis asja me plaanime siin 3 ja 5 aastat ette, siis ma arvan, et täna on uuesti eelarvestamine tagasi tulnud, sest kui ikkagi midagi juhtub kulude-tulude mudelis, siis tuleb valmis olla, see plaan B peab olemas olema. Ja ma arvan, et see kasv kindlasti saab ka olema veel tingitud sellest, et tehnoloogia jätkab ka ikkagi arenemist meie ümber, nii et kui täna on juba väga kvaliteetsed ja mugavad nii-öelda ostmislahendused, et sa saad ikkagi mobiilist, nagu ikka uuringud näitavad, et 70% ostutehingutest vormistatakse läbi mobiili, et kui veel aastaid tagasi polnud nagu väga palju, et poed ei olnud üldse mobiilisõbralikud, siis ma sain negatiivse kogemuse, ma ei lähe kunagi sinna mobiilist ostma seda uuesti, seda tehingut. Aga kui ma täna saan mobiilist väga kergesti tooteid valida, võib-olla on see juba eelvalitud ostukorvid mul valmis, kus ma peaaegu poodi sisenedes juba arvuti teab täpselt, mida ma tulin ostma, oskab soovitada juurde kõige paremaid, sobivamaid asju ja ma silmapilgutusega veel tulevikus maksan ja häälotsinguga otsin tooteid, et ma ei pea isegi võib-olla midagi toksima ja näppima, siis ma arvan, et me läheme selle mugavusega kaasa ja see soodustab ikkagi jätkuvalt selle nii-öelda tehnoloogilist revolutsiooni võidukäiku, mis tähendab ka tegelikult kauplemismudelis e-kaubanduse kasvu. Nii et füüsilised poed ei kao kuhugi, aga nagu ma ütlesin, mudel on uus ja mõlemad toetavad teineteist. Et ma arvan, et üks e-pood ongi tugev siis, kui tal on ka olemas füüsiline müügisaal ja koht, kus need inimesed, kes tahavad minna, saavad seda müügisaalis katsuda ja vaadata ja põhimõtteliselt nad telefonist teevad ikkagi ära pre-shoppingu, nii et nad tutvuvad selle kaubaga ja hindadega ja teevad analüüse ja et sa ei saa üle ümber tavapoodnikuna ka, et sul puudub igasugune info veebipoes. Võib-olla sul ei ole ostukorvi, et sa ei saa asju panna, aga sa pead ikkagi olema pildis digitaalselt, tegema seal kas või reklaami, jagama toote kohta samamoodi infot, et kui sa tahad olla konkurentsivõimeline. Ja veel kaugem tulevik, mis järjest reaalsemaks meile saab, on see, et ega kõik need kuskil üle ookeani olevad suured gigantettevõtted jõuavad meile üha lähemale ja väga paljud oma valdkonna suuremad, ütleme, et moekaupade poole pealt juba About You on kohal. Amazon on otsapidi juba Skandinaavias, kaua tal veel läheb, et tulla ühepäevase tarnega meile siia enda koju ja vaata, siis läheb keeruliseks, et kui sa ei ole selleks hetkeks valmis, et sa ei paku kvaliteetset ja konkurentsivõimelist teenust, kas oma makseviisi, tarneviisi, teeninduskiiruse, kvaliteedi ja kõige selle kaubavalikuga, siis on väga raske sellistele gigantidele hakkama nagu nii-öelda vastu saada. Aga igal juhul nad tulevad, nad lihtsalt me ei ole nende eelisjärjekorras, aga ühel heal päeval on nad kõik siin. Kuulates sinu juttu, kas võib nagu selle kokku võtta niipidi, et sõltuvalt sektorist, eks ole, et peab valmis olema kas hübriidvariandiks, väliterrassid ja kõik seda ma pean silmas, eks ole, ja võib-olla, ma ei tea, teatrid või kõik need väliteatrid, mida praegu ju Tartus vist hakatakse kohe katsetama, kõikide piirangute lõpp, eks ole, et kus autoga sõidetakse kupli äärde ja vaadatakse siis näite toimetamist. Teiselt poolt, kui me peame silmas sellist traditsioonilist e-kaubandust, et siis kui veel aastat 5-6 tagasi poed olid nagu natuke pahased, et mis me oleme teie jaoks nüüd mingi näidiste saal, et käite näpite oma jope ära ja siis lähete tellite ikka e-poest. Et selle rolliga nagu leppimine, et sa oledki näidiste saal, kus inimene saab, eks ole, käia oma asjad ära vaadata ja siis lõpuks niimoodi supsti mugavalt selle e-kaubandusest ära tellida. Ja väga palju rolli hakkab mängima see, et mis on tarnekiirus. Et kas ma olen nõus ootama tund, 3 tundi või 3 nädalat või 3 kuud, eks ole, et mis need nagu maasikad võivad olla või et mida nagu peaks võib-olla ettevõtja silmas pidama, et vaata neid tegureid on nii palju, mis sa praegu välja teed. Et ma ei tea, kas sa oskad nagu mainida mingisugune ala top 3, et kui sa neid teed, et siis sul peaks minema hästi või prognoosida, et kuhu see fookus võiks nagu minna edu puhul. Ei no kindlasti on see, et ega need elementaarsed asjad, mis sulle edu peavad tagama, on ikkagi sinu kättesaadavus, et ega kui sa oled nagu hästi väikeses piirkonnas saadav, ega siis sa ei saagi olla väga edukas. Nii et ikkagi see, et kas sa oled nagu kodumaine või oled ülepiiriline, et kas su nii-öelda koduleht on ühekeelne või mitmekeelne, et oled sa ka väljaspoole kanalite müügiks nagu avatud. Et see on ikkagi see näide, et konkurentsis saab püsida ainult siis, kui internetipood, sa konkureerid kõikide teiste internetipoodidega maailmas, mitte ainult oma naaberpoega nagu füüsilises maailmas on. Et siis, mis tegelikult oluline on ikkagi see,
et see täna nii-öelda juba väga mugavaks ja lihtsaks läinud kasutajakeskkond jätkuks, aga kuhugi ei kao ära ka lõpuks see turvalisuse keskkond ja vajadus, et ka need rünnakud toimuvad kõikide poodide vastu ja poed on täna andmeid täis ja andmeid tahetakse hankida, nii et ega elementaarsed asjad peavad ikkagi olema nii-öelda vundamendis paigas. Et see, milline on su makseviis ja su tarneviis, lõpuks võib muutuda nagu see pingutus olematuks, kui tegelikult lihtsalt keegi häkib sinna sisse ja teeb su poe niimoodi katki, et kõik su ettevalmistused nendeks tarne- ja makseviisideks tegelikult lihtsalt ei tööta. Ja see tähendab seda, et see nii-öelda innovaatilised funktsionaalsused peavad nagu olema tulevikus ikkagi poodi lisatud, et me ei saa mõelda, et tänased poed, mis on juba mugavad, on valmis. Sest kui me jääme mugavalt ootama, see ei ole mingisugune areng, et me tegelikult ju nii-öelda jäämegi paigal, seis ei ole edasiminek. Ehk siis kui lepime sellega, et ma arvan, et mul on juba hea otsingumootor, ma arvan, et ma teen kõiki asju hästi, siis tuleb keegi, kes arvab, et ta teab täpselt, kuidas seda veel paremini teha ja veel kiiremini teha. Nii et tegelikult sõida kaugemale oma nii-öelda piirkonna selle teenindusalaga, vii seda võimalikult operatiivselt, paku võimalikult head valikut ja lihtne näide ongi see, et kui e-kaubandus kunagi alustas, siis tundus niimoodi, et e-poes ju kulusid ei ole, et siis sealt peab saama hästi odavalt. Et traditsioonilised hinnasõjast ongi saanud ajasõda. Nii et kes teeb seda kiiremini ja kvaliteetsemalt, see tulevikus võidab. Ja kes suudab sinna kõrvale mõelda ka selle, et mismoodi ta mind personaalselt puudutab, et ta annab mulle ainult selle info, mis mul vaja on, et ta ei raiska minu aega, et ma peaks mingist tema sellest virvarrist suutma kuidagi üles leida mingi asja, mida ma otsin, siis minu otsus on täpselt 1 sekundi kaugusel. Ma valin järgmise lingi, järgmise poe, kus on see oluliselt mugavam, nii et ma hääletan sõrmega. Et kui tavapoes hääletatakse jalgadega ja ühest poest teise minek võtab, ma ei tea, veerand tundi või pool tundi või ma ei tea, kus sa elad maal, siis lausa võib-olla tund, kui sul oma maapoodi meeldi. Aga internetipoes üks brauser kinni, teine brauser lahti, kui sul ikka seda kvaliteeti ei ole, mis on konkurentsivõimeline, siis sorry, et ei ole midagi teha. Ja ma kuulan su juttu, eks ole, ja see annab üsna palju nagu kindlustunnet, et e-kaubandus jääb kasvama, eks ole. Et kas sa oskad nagu selle koha peal, et me enne rääkisime korra nendest veebiturundajatest ja sotsmeedia turundusest ja kogu sellest elektroonsest turundusest nii-öelda. Et mis sa prognoosiks, et kas nende töömaht või vajadus nende järgi või kas võib tekkida nagu turul olukord, kus ühel hetkel on nõudlus suurem, et ületab nagu oskustega inimeste arvu. Ja kui nagu kindel võib nende jaoks olla see, et see kõik ei ole ajutine, et ka 5 aasta pärast on vaja sotsmeedias turundajat ja natukene ka selliseid võib-olla laiema pildinägijaid, et kes oskavad sellist elektroonset turundust kavandada ja prognoosida ja arendada. Et või see nüüd ühel hetkel näiteks jääb mingis konstandiks, et umbes selline on e-kaubanduse maht ja töökohtade nii-öelda arvu kasv ei jätku enam selles vallas. No ma arvan, et jah, uusi ametikohti tuleb ja nagu praegugi seesama nii-öelda siis see e-spetsialist või et ka praegugi on hakanud koolid juba ju kokku panema ikkagi programme, et koolitada nende uute, ei ole ju enam mingid kaubatundjaid või nagu sellised Vene ajal või vanasti olid mingid ametid, millega ei oska keegi mitte midagi peale hakata. Et kindlasti tuleb sellised ametid juurde, mis on rohkem tehnoloogiaga seotud ja kindlasti turunduses on see koht, et kahtlemata on sotsiaalmeedia turundaja spetsialist, aga arvestades seda, kui palju toimub ka selliseid koolitusi selles valdkonnas, siis ma arvan, et ei tule puudust nendest inimestest, et ka väga paljud töötajad, kes praegu lihtsalt on võib-olla tavaturundusosakonna töötajana teinud alates meediaplaanidest kuni traditsioonilise mingi kliendilehe planeerimiseni, lihtsalt hakkavad laiendama oma nii-öelda vaatenurka ja õpivad juurde neid oskusi ja katavad ära oluliselt suurem ala. Nii et füüsiliselt me ei pea ajama inimeste arvu suuremaks, vaid lihtsalt jällegi vangerdada nii nagu müük on, et ega lõpuks inimese kõhtu rohkem ka süüa ei mahu, kui sinna mahub. Sest küsimus on, et kas ma selle teen ise või ostan selle restoranist, ega ma rohkem süüa juua ikka ei jaksa. Et samamoodi on ka tarbimisega. Et nüüd on küsimus, kes selle ära teenindab ja kindlasti ei kao kuhugi ära see lihtne, väga vajalik ja kasulik teenindustöötaja. Ehk siis tegelikult ma pigem nagu ütlekski, et meil ei ole komplekteerijaid ega kullereid sellises nimetuses, et võta siit ja pane sinna ja vii punktist A punkti B mingi kaup. Nad on tegelikult teenindustalendid, sest nad peavad armastama oma tööd, et mitte lihtsalt tegema juppi ära, et kusagil peab tööd käima.
et see kvaliteet on nii oluliseks saanud, et ka sellise kvalifitseeritud teenindustöötaja järele on kindlasti tulevikus rohkem nõud kui lihtsalt see, et võta ja pane välja. Et noh, see peab olema nagu täisahel töötama ideaalselt. No seda enam, eks ole, et võib-olla see väljapanek on pigem elektrooniline kui füüsilises riiulis väljapanek. Et noh, mida ma saan nagu omalt poolt öelda, et Mostari koolis, noh, sa ka mainisid, eks ole, et paljud inimesed võib-olla profileeruvad ümber, et kes täna teevad midagi traditsioonilisemat turunduses veel, et ühel päeval oleks neil vaja ka hakata tegema elektroonilist, et siis leidke meid üles või kirjutage siia samma laivi alla oma küsimus või et kuidas ma saan või mis kursusid annate ja saate kindlasti vastuse. Aga kas on veel midagi sellist, mida ma ei ole taibanud küsida või osanud küsida, aga mida sa tahaks öelda või rääkida, et ma vaatan kellaaega, et meil laivi nii-öelda eetriaeg hakkab otsa saama. Ilmselt ka sinu nagu aeg, mis sa oled broneerinud selleks. No ma arvan, et selline minut on mul alati varuks olemas, et öelda ka seda, et see info, mis siin nüüd räägib, kas siis rääkimata jäi või tahaks nagu veel täpsemalt saada mingid numbritest ülevaadet või mis tegelikult e-kaubanduse turul toimub, on ju E-kaubanduse Liidu leht selleks, et see on selline aastatega saanud Eesti kõige populaarsemaks kompetentsikeskuseks, nii et seal on informatsiooni alustavale e-kauplejale, seal on kõik need müügitingimused, mida inimesed tavaliselt hakkavad, mis ma tegema pean, kui ma tahan teha e-poodi. Et sellised sammud on seal olemas, see liikmete hulk on väga suur, siis hakates selle valdkonnaga tegelema, kindlasti soovitan ka E-kaubanduse Liiduga liituda, et saada ligi kõige operatiivsemale informatsioonile, mis turul toimub suures koguses seminare, koolitusi, kui tahta oma nii-öelda kvaliteedimärki paremaks tõsta ja müüa ikkagi usaldust inimestele, siis et on olemas välja töötatud turvaline ostukoht kaubamärk, mis annab kindlasti turvalisust juurde just väiksematele, veel võib-olla mitte nii tuntud brändidele. Et see E-kaubanduse Liit teeb selle kontrolli ära nende kasutajatingimuste osas ja teeb nagu selle osa kliendi eest ära, et ta ei pea nagu kahtlema, et sellisesse poodi minnes võiks midagi nagu juhtuda. Et tegelikult see infot on turul hästi palju, leidke üles need õiged kohad, natuke guugeldada, natukene õigeid linke ja tegelikult see sama info on kõik kättesaadav, et vanasti pidi käima suurtel seminaridel ja konverentsidel, et saada tähtsat infot kätte. Täna on selle selliste natukene klõbistamise töö tulemus, et natuke guugeldada ja saad aru, kuidas info hakkab sinuni jõudma, et on need siis uuringud või mingid õpetused, on need videokujul või tekstikujul, nii et leidke tee õigetesse infokanalitesse ja tere tulemast rikastama seda e-kaubanduse maailma. Aga sellega on meil tänane mõnus vestlus läbi, et ma tänan sind ja soovin edu, et mida iganes sa ette võtad. Tänan sind ka. Ja kõike kena ja täname ka kõiki vaatajaid. Ja, edu teile. Edu.